Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast taas Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liisa Reinut. Ja tänane video on pealkirjaga Nukust liblikaks. Sest mul on endal olnud ja väga-väga paljud inimesed, eriti need, kes on ärganud ja kes teavad, mis tegelikult toimub ja on toimunud, on olnud tegelikult minu meelest kõige raskemas seisus siin viimase paari kuu jooksul. Sellepärast, et me justkui nagu teame, mis on toimunud. Me teame neid hullusi, neid õudusi, mis on toimunud. Me teame, et valgusjõud toimetavad. Ja ometi justkui füüsilisel tasandil kõik see jama jätkub. Ja kuidas on see võimalik? Need on need küsimused, mida väga paljud, mis energiaväljas on täiesti loetavad ja tuntavad. Ja need on ka minu sees olnud sellised küsimused ja mõtted ja tunded. Ja ma võin öelda seda, et see, kus me praegu oleme, ongi justkui nukust liblikaks saamise protsess. Sest üks on see, et saada kapsaussist nukuks ja sealt edasi liblikaks. Et see protsess on kõige loomulikum protsess maailmas. Ja see, mida me praegu inimestena kogeme, on siis just see nukust liblikaks saamine. Ja kui keegi on pealt näinud seda, mismoodi nukust saab liblikas, kui raske ja keeruline on liblikal sealt nukust välja tulla, kuidas ta rabeleb, kuidas see on tõeline selline katsumus. Aga seda katsumust on vaja selleks, et liblikas saaks jõudu ja väge olla liblikas, sisuliselt maailma kõige kaunim olend, kui nii võib võtta võrreldes selle nukuga. Ja see, mis me inimestena kogeme, ongi just see sama protsess. Seda sa võib kirjeldada ka läbi sünnituskanali tulemist, see raske, kõige raskem osa, kus tuleb pressida ja olla kõige kitsamas kohas selleks, et saada alustada tõeliselt elamist, elu füüsilises kehas. Siis me inimkonnana oleme just seda protsessi läbimas. Aga kui minna nüüd nuku ja liblika juurde tagasi, siis üks oluline asi on vaja teada. On see, et kui seda protsessi keegi kõrvalt aitab, kui keegi aitab ja lõikab selle liblika sealt nukust lahti, siis liblikas, temast ei saa mitte kunagi kõige ilusamat olendit, kõige kaunimate tiibadega lendavat olendit, ingellikku olendit, vaid ta lihtsalt sureb jõuetusest. Sest tal on vaja seda sama jõudu elamiseks, mida on vaja tal nukust välja pääsemiseks. Ja see on üks asi, mis on võib-olla valgusolenditel ja meil kõigil, ehk siis me kõik oleme inimestena valgusolendid, ka need, kes magavad täna. Aga just nendel, kes on tänaseks ärganud, meil on vaja seda mõista, et meil on vaja see raske periood, see, mis praegu toimub, läbi elada, läbi kogeda, olla võib-olla kohati masenduses, selleks, et me saaksime kogu oma väes hiljem edasi minna. Ja see on just minu tänane sõnum on see, et see kõik on normaalne ja kui ikka veel paljud, ma tean, mitmed on kirjutanud, no kui kaua me siis nüüd ootame, sa oled öelnud seda ja teist ja kolmandat ja mis värk siis on, siis mina ütlen endiselt. Kannatlikkus ja ootuste puudumine on see, mis meid edasi viivad. Ja meil on praegu võimalik praktiseerida nii kannatlikkust kui ka ootuste puudumist ja ka usaldust selle suhtes, selle plaani suhtes, mis taustal toimub.
ja selle suhtes, et valgus võidab niikuinii ja valgus juba on võitnud. Et paljud on mind nii-öelda süüdistanud ka selles, et miks ma annan inimestele lootust. Mitmed inimesed on mulle kirjutanud anonüümselt ja oma päris nimedega ja nii edasi. Ma ütlen endiselt, usaldage plaani ja me oleme varsti sellest jamast väljas. See tuleb kiiremini, kui me oskame ette oodata ja mõnele võib-olla ei tule kiiremini, kui ootame, sellepärast et mõni on väga kannatamatu. Aga nagu öeldud, siis on vaja praktiseerida kannatlikkuse nii-öelda õppetundi ja niikuinii ühel hetkel, kui me oleme sellest kõigest läbi, siis me saame vaadata naerdes tagasi ja patsutada endale õlale ja öelda, et me oleme väga tublid olnud ja me oleme kõige vingemad olendid terves universumis oma väe ja valgusega. Ja see on see tänane sõnum, mis mul on teile või oli teile edastada. Nii et ilusat päeva jätku, armsad valgusolendid ja kohtume õige pea Valguse kanalil.